JK Luunja mängiv treener Kristjan Tiirik, et kuidas kommenteerite tänast mängu FC Otepääga? Otepää on alati sihke vastane, kaitses väga visalt pingutab. Kohe seda oli näha ka, jäime 2 korral kaotusseisu, eks võib-olla läksime veidi närvi. Lõppkokkuvõttes hea mäng oli ja ütleme nii, et lõpuks panime natukene oma tugevuse maksma, võtsime ikka oma ära. JK Luunja, mis eesmärgid olete seadnud selleks hooajaks? Küsimus. Ma arvan, et ikka liiga ära võita. Aga kui peaks tulema liiga võit, kas siis on plaanis ka teise liigasse minna? Selge. Teada on, et JK Luunjal on eelnevatel aastatel väga raske olnud meeskonna komplekteerimise ja kokkusaamisega. Kuidas on sellel aastal? No, ütlen nii, et ega tänagi natuke mängisime teistel positsioonidel, et mina mängisin keskväljal ja oli mõned mängijad puudu. No, loodame, et saame ikka igaks mänguks vähemalt 11 mängijad kokku, pluss mõned varumängijad. Loodetavasti probleeme ei tekkinud. Kuidas kommenteerite vastase mängu? Vastased olid väga tublid ja näitasid võitlusvaimu ja nagu alati Otepää mängib huvitavalt ja nad vähemalt pingutavad ja tahavad võita. Südilt mängisid. Mida ennustate 5. mail karikamänguks seisuks? Kuulsin vist, et Käärikul on mäng. No, esimene murumäng kõigile, et Käärikul on väike väljak ka ja arvestades, et karikamängus seal on nagu kaotad, siis on kõik pakid asjad kokku. Väga raske mäng tuleb seal, et Otepää on seal eriti motiveeritud. Aitäh, edu edaspidiseks!